Tervist, mina olen Rivo Urvepää ja siin on minu lõputööde analüüs. Video on jagatud 4 osaks, kus me uurime siis erinevaid lõputööde komponente, mida teha, mida vältida ja mida siis üldse videos kaasa võtta. Samuti toome iga punkti juures näiteid varasematest töödest, mida ma siis analüüsisin. Analüüsitud tööd, mida ma uurisin, on Karjas Uljas Möldri tudengite programmeerimise ülesannete automaatne hindamine suurte keelemudelite abil. See oli siis rakendus pigem õppejõududele, mis siis annaks algse hinnangu tudengi koodile. Christopher Sokk, suure keelemudeli vestlusrakenduse realiseerimine. See oli siis nõrgem töö, kus siis tudeng lõi kompoti erinevatest keelemudelitest, mida siis sai kasutada TalTechi serverist. Eva Lastik ja Karo Termikovski veebirakendus lugemisoskuste arendamiseks. Seal siis loodi veebirakendus, mis siis aitaks noorematel inimestel enda lugemisoskuse harjutamist. Nii, lõputööde ülesanne püstitus. Kuidas siis endale lõputöö ülesanne püstitust luua, mida vältida ja kuidas edasi minna. Ülesannete püstituse loomisel siis pöörata kriitilist tähelepanu sellele, kas seda on üldse vaja, kas on olemas klient, miks me seda üldse teeme. Teiseks punktiks tooks välja ülesande keerukuse määramine. Ehk siis ülesanne peaks olema piisavalt keerukas, et olla võrdväärne bakalaureuse tööga. Ei tohiks olla selline tavaline plugin mingile rakendusele või siis lihtsalt front-end, mis ei ole piisavalt keerukas siis. Tehnilised piirangud, ehk siis kui oleks vaja sul luua mingi rakendus ja sa seda keelt ei tea, siis kindlasti olla ettevaatlik, ehk siis võib-olla kui sa hakkad seda keelt õppima, läheb see liiga raskeks, kulutab piisavalt palju aega sellele keelele, kuid siis tulemust sellest näidata ei ole. Või siis vaadata kindlasti olemasolevate lahenduste uurimist, ehk siis vaadata ja uurida väga täpselt, et millised lahendused praegu on, mida vältida ja miks üldse selline asi on teha. Tuua siis näiteid nendest nõrgematest või siis tugevatest töödest ülesande püstituse loomisel. Esimeseks tooks näiteks välja selle sukatöö, kus siis ta lõi selle kompoti erinevatest keelemudelitest, kuid siis kokkuvõttes tuuakse välja probleem ehk mida see juturobot suudab teha ja mida ChatGPT ei suudaks. Et ei tekinud sellist võrdlusmomenti, kumb on siis parem ja miks üldse seda lahendust kasutada. Samas, kui me vaatame seda paremat tööd kahe autori poolt, kus siis luuakse lahendus lugemisoskuste arendamiseks, on näha, et asja kasutatakse, saadakse tagasisidet mitmelt lapselt, logopeedilt ja isegi eksperdilt. Ehk siis panna kindlasti tähelepanu, et miks sa selle lood ja mida sa selle kaasa võtad. Lõputöö metoodika ja teemaarutlus. Ehk mida teha, mida vältida. Esimene asi, kui sa hakkad enda lõputööd tegema, on siis teadusartiklite ja raamatute lugemine. See annab sulle siis põhja ja saad samuti fakte, mida siis enda lõputöö kirjutamisel kasutada. Kunagi ei ole artikleid liiga vaja ja mida rohkem seda uhkem. Järgmine punkt oleks, kui sa kasutad erinevaid tehnoloogiaid, siis teha võrdlus enda vahel, miks on üks parem kui teine, millised eelised ja millised on puudused. Selline võrdlus annab siis tuleviku lugejale kindlama tunde, et sa oled seda asja uurinud ja sa tead, millest sa räägid. Analüüs. Analüüsis peaksid sa kindlasti tegema selle loetava ja arusaadava. Ehk siis tuleviku lugejal on vaja sellist lihtsalt maagiaselt juttu, et kui sa hakkad siin väga keeruliseks minema, siis äkki ta ei viitsi seda lugeda ja tal on raske aru saada. Lõputöö maht. Kui sa nüüd tööd lood, siis teha kindlasti või panna paika kindlasti töö suurus ehk need nagu varasematest tundidest on tulnud välja, on autorid pannud endale liiga suured eesmärgid ja lõpptulemusena jäävad osad punktid täitmata.
samuti vältida ka to-do listi ehk siis readme'id ehk kui sa nüüd kirjutad enda lõputööd, siis vältida sellist how to do'd ehk ära tee dokumentatsiooni, kirjuta analüüs nagu sisuline lahendus, miks sa tegid, kuidas sa tegid, nagu mitte kuidas sa tegid, aga mis tehnoloogiat sa valisid. Eesmärgi loomine ja täitmine. Töös kindlasti panna paika enda eesmärk, mida sa tahad teha ja analüüsis siis uurida, et kas sa suutsid selle täita, mis jäid puudu, kuidas siis sa seda analüüsisid. Ja järgmine punkt oleks integreerimine ehk kui sa lööd nüüd näiteks rakendust TileDeckile, siis peaksid need värvid olema kooskõlas erinevate asjadega ja seda saad samuti küsida enda juhendajalt või siis kui sa oled seda enda firmas, siis peaks integreeruma enda firma erinevate rakendustega. Kindlasti panna tähelepanu sellele, et asjad oleks kooskõlas ja nad ei hakkaks omavahel võitlema. Nii, lõputööde tulemuste analüüsimine, mida teha ja mida vältida. Sobiva valideerimismeetodi valimine ehk siis kus on töö, siis on sul nagu enam-vähem 4 erinevat valikut. Kas empiiriline valideerimine ehk siis on sellised kasutajatestid, analüütiline või kvantitatiivne analüüs ehk siis mingid statistilised analüüsid võrdlustasemega, kvalitatiivsed valideerimised, intervjuud, fookusgrupid või küsitlused või siis 4. valik oleks selline võrdlev valideerimine ehk siis võrdlus varasema tööga. Ja kui sa nüüd teed näiteks mingi statistilist analüüsi, ehk siis oleks kindlasti panna paika fookusgrupi suurus ehk alla 30 statistilist analüüsi eriti teha ei saa. Tulemused on kallutatud, võib-olla nad ei vasta sinu tulemustele, et kindlasti seda tähele panna. Võrdlus varasema programmiga, kui sa nüüd seda teed, siis vaadata, et kas kiirus kasvas, kas tööd on nüüd vähem või siis kuidas see siis su kliendi tööd efektiivsemaks muutis. Analüüsi ja valikud, ma tõin need erinevad välja, et intervjuud, fookusgrupid, küsitlusest kindlasti panna see paika, et küsitluse vastajaid oleks piisavalt, et kui on mingi 5 inimest, ma ei usu, et keegi usuks, et see nagu vastab tõele. Et kus on juba mingi 40 vastajat, nagu siin paremates töödes on, või siis mingi eksperdid, õpetajad, logopeedid, see annab su tööle kindlalt siis põhja, et see on kõvasti parem. Piirangud ja võimalused edasiseks uurimiseks. Tuua välja, et mis su töös jäi puudu, mis on järgmised sammud, mida siis peaks tegema, mida uurima ja kuidas sinu tööd siis paremaks muuta. Kõik see annab su tööle siis sellise parema põhja ja kindlasti saab sellest ka parema hinda. Lõputööde vormistus. Kui sa hakkad nüüd enda kirjaliku osa valmistama, siis kasutades spellcheckerit. Me ikka näeme mingi kirjavigu, mida siis inimesed teevad, et spellchecker vähendab seda kindlasti. Läbilugemine. Kas siis loe ise, sõpradel või tuttavatel lase seda enda tööd läbi lugeda. Kindlasti aitab siis tagurpidi lugemine, mis siis ajab su aju segadusse ja saad leida kirjavigu lihtsamini. Vormistus. Kui sa nüüd seda lõputööd kirjutad, siis panna kindlasti tähele eri osade tasakaalu. Ehk siis seda näeb siis sealt juhendist, et sissejuhatus 10%, uurimine 20-30%, analüüs 40% ja siis tulemuste valideerimine ka 20%. Nüüd kui me töökeelt loome, siis kindlasti tähele panna, et kui sa oled nüüd eesti keeles, siis joonised ei ole mingi figures ja tables, kõik on eesti keeles, et seda kindlasti tähele panna. Et võta eestikeelne mall ja ammu usun, et sa oled sellega korras.